koer rindas mind. Kuramus! Kas pole see pitbull vend? Ma ei lase seda koera lahti, ära valeta. Ma ütlen algu, et päästa. Kuule, sa valetad, vaata, siin on kaamera, ma panen salvestuse kohe sulle mängima. Kui sa valetad, mis ma siis sinuga teen? Oota. Ei, räägi sellest, mida ma peaksin sinuga tegema, kui sa valetad. Oota. Kui sa valetad, mida ma peaksin sinuga tegema? Oota. Mida ma ootan? Ma praegu... Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Kuule poiss, mis mees sa oled, ma ei saanud sinu pärast hingata. Lakas tõde. Sõbrad, täna on ilm tõesti ilus, mašallah. Täna olen ka väga rõõmus, küsite miks. Eile jagasin seda Instagramis. Meie kaamerasse jäi metsas hunt, ma näitasin seda teile Instagramis. Ma teen sellest eraldi video. Täna käisime ka ja olime jäädvustanud 27 kaadrit. See on uskumatu. Te šokeerute sellest, mida me leidsime. Kui soovite, teen sellest ka eraldi video, kirjutage kommentaaridesse. Aga nüüd, mis on meie tänane teema? Nüüd teate, Hades babakutsikad on juba päris suureks kasvanud. Kas saite aru? Täna mõtlesin, et viin nad välja. Tavaliselt paneme nad alati kanade juurde. Täna mõtlesin, et viin nad õue vennast, las nad lähevad natuke välja. Me peame oma kutsikad teistega harjutama. Vaatame, kuidas nad reageerivad, mida nad teevad. Olen uudishimulik. Me peame neid teistega sotsialiseerima, et nad õpiksid teistega läbi saama. Sest ma tahan nüüd uues etapis neid ka pidevalt aias vabalt lasta. Selle järgi kehtestame autoriteedi ja harjutame neid teistega. Et nad homme, kui nad suureks kasvavad, ei oleks agressiivsed ega tülitseks. Sest kui me hoiame neid pidevalt teistest eraldi, mis siis juhtub? Nad võõrastavad, kõik moodustavad oma grupi, täpselt nagu meie kannipallide jõuk. Tosuun, Apollo, Maraz, kes hoiavad kokku ja norivad kõigiga tüli. Tegelikult ma ei taha, et see nii oleks. Sellepärast peamegi seda juba eos ära hoidma. Nüüd toon pojad välja. Palun, ärge vedage mind enne seda alt. Palun, kui toetate mind, siis pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. Ma oleksin väga tänulik, sõbrad. Natasha proual on ka muide, varsti sünnitus. Minu arvates sünnitab ta paari päeva jooksul, teadke seda. Tema kõht on juba päris suureks paisunud. Ta on nõrgaks jäänud, sõbrad. Nüüd tahan ma ka selles videos teie käest ühte ennustust saada. Vaata, tema kõht on täpselt selline vend nagu trumm, paisunud. Eelmisel sünnitusel oli tal ka vist kõht päris paisunud, eks? Kui ma õigesti mäletan. Mis te arvate, mitu poega tuleb? Huvitav, kes õigesti ära arvab, näeme siis, kui ta poegib. Ära väsita end liiga palju, Natasha. Ära hüppa liiga palju, tüdruk. Oota nüüd, oota. Kas nüüd on keegi, kes võiks meie kutsikale kahju teha? Sidusin selle hullu arese nüüd kinni. Ta ajab mind hulluks, sõbrad, ta ajab kogu aeg Faisali taga. Ma ütlesin talle, poeg, sina... Ole natuke kinni seotud, sa oled liiga ära hellitatud. Ma panin ta sinna. Marlanam on korras. Loodetavasti pojad. Ta ei lähe Medusa ja Sky juurde, nad on juba sealpool. Püüame poegi siinpool hoida. Vaatame, kas väljas olevad koerad reageerivad neile ka. Ma olen uudishimulik. Tulge nüüd, ma toon ühe poja välja, tulge vaatama minu lõvid. Kogunege siia, tulge. Ahaa, kohe tuli printsess nende juurde. Ma lasin ka pusad paba välja, mõtlesin, et las jalutab natuke. Tõeline lõvikutsikas. Aga Marla ei tee ju midagi, eks? Üks hetk. Sest Marlal pole eriti head läbisaamispoegadega. Loodetavasti ta ei tee midagi. Vaata, ma unustasin Marla. Keda ma peaksin sülle võtma? Tule siia, Testan. Tule. Kus sa oled, mu kena poeg? Filmi nüüd seda Testan isa. Mašallah, minu lõvipoiss. Te teate, ma annan meie kutsikatele korralikult head toitu. Nende areng on super. Nende kaalud kasvavad ka väga hästi. Nende füüsis ja kehaehitus on mašallah suurepärased. Jumal hoidku neid kurja silma eest. Ärge unustage kutsikatele ka üks mašallah öelda. Oda, ei, Marla. Marla, ei. Testan, tule siia, ära tülitse Marlaga. Testan! Marla, ei, okei, tüdruk. Peatu! Kohe vaata juba, nad on hakanud teisi lakkuma. Need on ju kutsikad, nii et see on normaalne vend. Nüüd tulge, hakkame neid vaikselt teistega sotsialiseerima. Meie probleem siin on see, et Marla on nüüd vana, ta on 9-aastane. Vanad koerad ei saa noorte koertega läbi. Mõelge sellele nagu inimesele. 60-70-aastane inimene on rahulikum ja tõsisem. Nooremana mängib rohkem ja on energilisem. Vanuse tõttu ei lähe Marla enam sellise kutsikaliku mänguga kaasa. Ta on rahulik ja väärikas. Seetõttu näiteks Toni on ka kutsikas, vaata. Näed, see Toni mängib nendega. Sest Toni on ka kutsikas. Tulge siia, mu lõvid, tulge. Oo, te juba hakkasite võitlema, jah? Kus mu lõvid siis on? Kus mu lõvid siis on? Mašallah, neile. Tublid mu lapsed, tublid mu lõvid. Vaata, kuidas nad Toniga mängivad.
Toni, kas sulle meeldis see kutsikas? Kas see on Destan? Nad kõik näevad ju ühesugused välja. Destan. Vaata, Tonile meeldivad nad väga. Neid peame juba varakult väehaaval harjutama hakkama, vend. Pusad! Pusad käitub nii, nagu hakkaks kohe ründama, raisk. Pusati kõrval jäid pojad päris pisikesteks. Pusat, isa, kus sa oled? Ah, mu ilus poiss. Pusat on mašallah korralik koer, midagi ei öelnud, näed ja. Tule, mu poeg. Tule. Muidugi, kui me laseme kutsikad selliste suurte koerte juurde, peame tegutsema väga ettevaatlikult ja kontrollitult. Väikese vale liigutuse korral võivad suured koerad neid hammustada. Seetõttu seadsin väljas olevad koerad vastavalt sellele. Vaata, pussadid ja Apollod. Kas sa näed selle pusati keha ehitust? Vaata, Dede tuleb ka. Hull Dede, kutsikad, ärge teie vahele minge. Dede läks Apollole vastu. Dede ei salli nüüd Apollot üldse. Eile tegin ka Instagramis küsituse. Küsisin, kas teie arvates on Apollo tugevam või Dede? Peaaegu 70% inimestest ütles Apollo. Küsin ka videos, teie arvates, kas Apollo on tugevam või Dede, sõbrad? Kui Dede leiab endale kaaslase, hakkab ta kohe teistele vastu astuma, vaata. Vaata seda pusati füüsist. Mašallah, tõesti väga kena poiss on. Kui tal oleksid kõrvad kupeeritud, näeks ta hoopis teistsugune välja, vend. Siis tuleks ta veel rohkem esile. Kus mu beebid on, Tulge siia. Tulge! Kus on Haidut? Te ütlesite selle kohta Diablo, sõbrad, aga ma tahan, et nimi oleks erinev. Ma ei taha, et me alati sama nime kasutaksime. Seega panen nimeks Haidut. Ja kui me saame puhtatõulise Rottweileri kutsika, kes läheb hästi Aleksi moodi. Te teate ju, et Aleksi on Diablo järglane. Ma ütlen, et paneme selle tulevale kutsikale nimeks Diablo, saad aru? Selle lapse nimi jäägu Haidutiks. Haidut sobib talle, sest ta näeb välja nagu tõeline bandiit, saad aru? Minu Haidut. Muide, Haidut võib teile tunduda Destanist suurem, aga Destanil on jämedamad kondid. Destan on temast raskem, sõbrad, teadke seda. Kus mu lõvid on, Kas olete nendega juba harjunud? Toni, kas sulle meeldis see, Toni? Vaata, ta on täielik kannibal. Need tulevikus mõned küsivad mult Instagramis, kas nad saavad olema nagu Tosuni jõuk. Saavad küll, vend. Aga minu arvates ei pruugi nad ka olla. Kas tead miks? Sest need tüübid on Tosunite suhtes natuke domineerivamad, eks. Ma juba näen ja tunnen seda ette, nad võivad omavahel konkureerima hakata ja võib-olla isegi kakelda, kui nad suuremaks kasvavad. Seda võime ka kogeda, nii et see ei pruugi toimida, see on õnne asi. Aares, kui valjud sa karjud, Aares? Tulge siia. Teid, mu poeg, mina. Tõmbame need siit ära, sõbrad. Kas on morras? Läheme viime need kalade juurde, tule. Tule, mu lõvi, tule. Ma ei saa neid enam isegi aagisesse panna, eile proovisin korra. Nad hüppavad nüüd otse aagisest välja, nad on ju suureks kasvanud. Ma ei suuda neid enam aagisest kinni hoida. Tule! Fõstõg! Fõstõgõ peavaina sa tulid. Fõstõg on neist tüüdinenud. Kui ma ta sinna panen, siis ta tunneb end halvasti. Seina, kas ma lasen ka sind lahti, tüdruk? Siin me ei saa lahti lasta, aga nüüd on pojad. Sa ründaksid. Asil. Asili paaritasime ta, nagu te teate. Vaatame, kas kutsikaid tuleb või ei tule, ma olen väga uudishimulik. Loodetavasti tuleb. Umbes 25 päeva on möödas, sõbrad. Ta ei näita end veel täielikult. Umbes 10-15 päeva pärast saame aru, loodetavasti, jäi ta tiileks. Ma olen väga uudishimulik. Milline isa Hector on ja millised on tema kutsikad? Oota, las ma vaatan, kas ma peaksin Bella välja tooma. Muide, Bella pole juba tükk aega poegadega koos olnud. Bella! Aga rihma on vaja, et Bella kätte saada. Oota, ma toon selle siit. Vaatame, Bella, ma eraldasin ta, sest tal jäi piima vähemaks ja pojad võõrutati. Tegelikult ei olnud see eraldamine ka hea mõte. Sest näiteks ketsepojad jäid kogu aeg ketse juurde. Seetõttu ei katkenud nende side emaga kunagi. Kas seed aru? Kui me eraldame Bella temast, võib-olla suudab ta selle sideme katkestada. Vaatan, mida ta poegadega teeb, olen uudishimulik. Vaata, võib-olla pole nad juba nädal aega koos olnud. Bella ajab jälle riima taga, ta ei hooli üldse pojast. Oota, las ma ootan. Kas pojad tunnevad ema ära? Kas sa näed Bellat, ta tõstab jalda ja pissib? Mašallah, mutsu trõh. Oota, jälgime teda natuke. Vaata, Destan tundis kohe oma ema ära, kas näed? Vaata, ta ise ka teab, et ta kutsikas, vaata. Vaata, ta tahab neid puhastada.
tegelikult, kui ma suudaksin neile koha teha, siis ei tohiks neid poegi emast üldse lahutada. Nagu ma ütlesin, kui Ketse kunagi teistele poegadele emaks oli ja nad üksteist hoidsid, siis peame ka Bella suhtes samamoodi käituma, eks? Muidu nad unustavad selle ära, sest koertel tavaliselt emaduse ja isaduse side. Isadust niikuinii ei ole, aga emadus kestab ka kõige rohkem 3-4 kuud. Pärast seda ema instinkt kaob, aga meie Ketse puhul see nii ei ole. Vaata, need hakkasid jälle üksteise vastu üles kiskuma. Tede, olge mõistlikud, Tede. Te olete ju sama aia omad poisid, ärge tülitsege. Tulge siia. Vaata, nad ei proovi enam ema imeda, näed. Nüüd on neil imemisinstinkt kadunud, sõbrad. Pojad on juba suureks kasvanud. Kust iganes vaadata, meie pojad on vist umbes 66 või 67 päeva vanad. Vaata, Eva üritab ikka veel puhastada, Bella lakub praegu oma poegi, aga poegadel pole enam imemisinstinkti alles. Vaata, kui väga nad oma ema igatsevad. Tegelikult peaksid ma nad puuri panema, eks ole, nendesse puuridesse. Vähemalt olgu nad koos emaga, nii on parem. Bella rõnda, kui ta sööb. Oota, ma viin Bella tagasi tuppa, vend. Sõbrad, ma viin pojad nüüd karade juurde. Bella, ma ei lase sind praegu lahti, tüdruk. Sa kakled. Bella, mine edasi. Mille? Mine edasi, kallis. Odage, noored, odage. Oota, mu lõvi. Me ei lase Bellak lahti, ta on tülis, sõbrad. Sa kakled teistega, ma pean teda ainult ise jalutama viima. Nüüd tulge kogume kutsikad kitsede juurde kokku. Tule, Tõstan, tule. Tule, poiss, tule. Tule, mu lõvi. Fõstek, kas sina tahad ka tulla? Oodake, ärge segage. Tule. Tule, tütreke, tubli oled. Kas ma ütlen teile ühe asja? Tule, tütreke, vaatame või? Tõstan, papa, tule. Meie pojad, mašallah, on väga vastuvõtlikud õppimisele. Nad saavad meist kohe aru. Vaata, kui hästi nad mõistavad. Kas näed? Ma õpetasin neile käsku, tule. Ma õpetasin neile ka ründamiskäsku. Nad on täiesti valmis koolituseks. Ma hakkan neid ka koolitama, teadke. Nüüd on aeg käes. Näe, Tede tuli ka. Ei, asise, ära tule sisse. Oota seal, tütreke. Vaata, kui tore. Ta ei teinud teistele koertele midagi, nägid? Kui me nüüd harjutame, siis ei teki meil homme ega hiljem probleeme. Tede! Tede paandas nendega, vaata. Ära ütle Testanile midagi. Kus nende käsn on? Vaata, kas sa näed seda parti? Me peame tal ka tiibu kärpima, mitu korda olema selle õues päästud, sõbrad. Kus me nende käsna panime? Tule, poiss, tule. Tede, mitte sõna, Tede. Head. Näiteks praegu võtab putsikas suure koera käitumisest eeskuju, saad aru? Nad teevad seda, mida tema teeb. Tede, ole tark. Tule, võta kinni, poeg, ründa! Noh, vaatame siis, Testan. Noh, poiss. No, poiss. Tubli minu lõvipoiss, mašallah sulle. Kas sa näed, et Testanit juba praegu? Tubli mu pojake, mine peale. Mašallah, minu lõvipoiss, tubli oled, noh. Tubli oled, noh. Mine peale, Aidot. Tule, poiss. Tubli mu poiss, jätka. Tule, jätka. Mine peale, poiss. Hakka. Tubli Aidot. Minu lõvi, vaata. Vajuta. Kas kuuled, kuidas ta selle hääle peale hasarti läheb? Testan, hakka pihta, poiss. Tubli, mu poiss. Jätka, lähme. Lähme, mu lõvi. Ma ütlen sulle, vend, need on just teile. Ütlen ausalt, tulevikus saavad neist tõeliselt kõvad koerad. Sest nende ema iseloom on ka väga karm, paneb isegi isased paika. Tede! Ära ole kutsikate peale kade, ole tark. Tede tahab ka mängida. Nende isa iseloom on ka teada. Nadest saavad väga karmid koerad. Neid tuleb juba praegu veidi kasvatada, kui nad suureks kasvavad. Tede, tule siia. Tede välja. Tede välja, tule. Vaata, ära hakka ülemeelikuks, ma ütlen sulle, mine poiss, mine välja. Oota. Tede, mine välja. Oota. Tegelikult tuleb neid juba praegu ohjeldada, kui nad suureks kasvavad. Neid on raske ohjeldada, vend. Tule. Tule, Paša, tule. Nüüd tulge, sõbrad. Las meie pojad jäävad natukeseks siia, eks? Lähme meie välja. Ma lasen nüüd Hektori isa välja. Tegelikult laseme ka Hektori välja. Tede, tule. Väljas on ka need, loodetavasti nad ei lähe tülli. Hektorile, sest ma pole teda paar päeva välja lasknud. Viime ta korraks aiast välja, teeme talle trenni. Hektor, kas sa oled valmis, poiss?
minu ilus poeg ka. Kas pusad võib talle kallale minna? Mis? Äkki ei tekita endale veel probleeme? Pussad! Ärge mingil juhul Hektoriga tüli norige. Kas sa kuulsid, Paša? Oodake korraks, sõbrad. Me peame ta elusalt ja tervelt kohale viima. Nüüd teate, et see on nüüd Hektor papa oma. See lukustub. Ta sööstab peale. Apollo on ka ööl lahti. Loodetavasti saame ilma vaidluseta hakkama. Ärge teiegi mind alt vedage. Toetage mind ja pange nendele videotele üks like, sõbrad. Kui kõik läheb hästi, tuleb teile metsast üks väga äge video. Olge valmis. Kas pass praegu on siin mõni isane? Tede on seal, kaplan on seal. Olgu meie ettevõtmine õnnistatud. Teatu. Olgu. Tuli Itaalia enda poeg, tule. Oota, Paša, tule Hektor, papa. Itaalia tekk, tule. Ei, pusat. Ei, minge välja. Peatu. Peatage. Ei, pullard palun. Kuule, peatu. Ei. Ärge tulge siia. Ei, poiss. Kurat, kuidas me nüüd siit välja saame? Pusad, Tede ja Apollo olid varem üksteise vastu. Nüüd on nad kõik ühel meelel, sõbrad. Ausalt öeldes, kui me Hektorit natuke vabastame, võib see meid raskustesse panna. Nad seisavad üksteise vastu ja samal ajal üritavad ühiselt Hektorile varitsust seada. Ausalt, mu kingad said nende pärast täiesti märjaks. Kurat, pusat! Kurat, pusat! Näed sa, see nurjus ei põgene ka. Praegu me ei saa Hektorit välja tuua, vend. Kui me Hektori välja toome, läheb pakluseks, oota. Oleks ma vaid pusati lahti laskmata jätnud, see ei tulnud mulle üldse pähegi. Oda. Hektor, poeg, las ma võtan su tagasi. Ma viin sulle tõrtupoolikul välja. Praegu me ei saa teda välja viia, mine edasi, poeg. Vaata, mees ei taha praegu sisse minna. Mine, Hektor. Seekord pean ma pusati sünnitustuppa laskma. Teda, vaata, Tede on seal ja uliseb nüüd Apollole. Tede, ole nüüd mõistlik. Ärge tülitsege. Olge nüüd mõistlikud. Kas ma peaksin siis Aleksi võtma? Või ma tulen ja võtan Reinat hoopis? Me pole ka Reinat juba mitu päeva välja lastud, vaata. Ma lähen nüüd Aleksi võtma. Väljas on Alagas. Ta läheb temaga kaklema. Olgu oleks. Rahune maha. Ärgem võtame seda riski. Reina on vähemalt veidi koostööaltim. Näed ju, ausalt öeldes saime ta hästi kontrolli alla. Vannun, kui me seal natuke aeglasemad oleks olnud, oleksid nad omavahel kaklema läinud, vend. Reina! Kas ma lasen kesko lahti? Olgu, poeg, rahule! Reina, tule siia! Tule, tütreke, tule kaunitar! Reina saab üldiselt teistega hästi läbi. Ei kakle, aga mõnikord annab peaga matsu. Tule laseme ka Esko välja, vaatame. Esko! Neid saan nii ilusti aeda lasta, aga võtte Hektorit ja Aleksit. Kui Reinat välja lasen, tekib probleeme. Oodake, ärge tülitsege. Oota, poeg, ei. Ära hüppa mulle peale. Vaata, Apollo tõstis saba püsti. Pusad tõstis saba püsti, Tede tõstis saba püsti. Kõigil on saba püsti. Koera saba peab kogu aeg püsti olema, näed, kõigi sabad on oma püssid. Ainult Toni oma on natuke lontis. Kui saba on püsti, tähendab see, et olen tööl. Koera saba peab alati püsti olema. Meie omad on ikka eputajad, vaata. Nad hakkasid eemalt jälgima. Oota, Tede. Lakas, Tede. Tule siia. Olgu, Tyson baba, kas ma võtan ta sinu kaasa? Kuule, kas Alagas läheb väljas ka Reinaga vastamisi? Loodetavasti nad ei lähe vastamisi. Siin on ju nüüd kont. Oodake, poisid, ei. Alagas kaitseb nüüd siin kanu, kas sa näed, vend? Miks need ümber on läinud, Ala? Mu vapardu truk. Ala on ikka väga äge, juba metsavideos tahaksin selle Ala kaasa võtta. Meie kandis tunneb tema kõige paremini neid kohti ja metsi. Metsas teeb ta korralikku tööd, vaata teda. Reina võttis ta kohe sihikule. Tule siia, tüdruk. Tule kaunitar. Nüüd ma lasen Reina lahti, loodan, et ta ei lähe Ala juurde. Laseks ta sinna põllule lahti.
üks hetk. Kas ma oleks pidanud Sky ka kaasa võtma, aga noh, ala on probleem. Reina, jookse! Jookse, Artur! Tubli, mu kaunis sõdruk. Kus mu indus tõruk on? Ameerika oma poeg tuleb, kurat, ma oleksin nii hästi Hektori lahti lasknud. See pusat on ikka tõeline lurjus. Ausõna, pusak pani meid ikka väga raskesse olukorda, vend. Reina, tule siia! Tule, Reina, tule! Tule mu lõvikene, tule siia! Me pidime nüüd siin Hektorit vaatama. Kuule, Hektorit on väga raske ohjeldada. Ta on väga domineeriv, sellepärast tekib meil teistega probleeme. Seal, ausalt öeldes, kui me enda ei kaitseks, oleksid nad teineteisele kallale läinud. Meil oleks olnud suur probleem. Reina, tule siia! Tule mu kallis! Salam alaikum! Aleikum salam! Kas need on sinu koerad? Jah, need on minu omad. Miks sa nende eest ei hoolitse? Üks neist ajas mind hiljuti taga. Kas see oli see, kes sind taga ajas? Jah. See? Jah. Miks sa valetad? Kas sa nimetad mind valetajaks? Tule siia, tule vaata korra, tule. Oota, las ma söön selle kinni, oota. Sina tule! Oota 1 minut. Reina on seda jälitanud. Oota, las ma vaatan. Tule, Kas sa usaldad oma koera? Kuidas mõttes, kas sa usaldad oma koera? Kas sa usaldad siin oma koera? Kas sa ei öelnud, et võta koer ära? Ma ütlen, et kui koer ründas mind. Millal see koer sind üldse ründas? Ründas eile. See? Jah. Miks sa valetad? Kuidas ma valetan? Kuule, ma ei lase seda koera isegi õue, kas sul häbi ei ole? Kuule, kuhu ma ta viin, kas ma peaksin ta lahti laskma? Kuidas ma ta lahti lasen? Kas ma peaksin ta lahti laskma? Kas sa tahad seda? Jäta koer, tule siia. Kas ma jätan koera siia? Jah. Mis sul viga on? Ma küsin sinult, sinu koer ründas mind. Kuule, tule räägime nagu mehed, tule. Ma ütlen, et sinu koer ründas mind. Kuule! Kas see pole mitte pitbull vend? Mina seda koera lahti ei lase, ära valeta. Ma ütlesin, et siin kunagi võtame kadepagaatrit päeva. Millal ta sind taga ajas? Eile. Kas päeval? Umbes sel ajal. Miks sa valetad? Kuidas ma siis valetan? Kas sul on mingi probleem? Mul on probleem. Kas sind otsitakse? Lahenda minu probleem. Kas sind otsitakse? Mida otsitakse, mul on probleem. Mida sa tahad? Kas sa tahad peksa saada? Tahab peksa saada, anna talle. Peksa tahad, järelikult otsid ise tüli, jah? Kuule vend, vaata oma asja, tegele oma töö ja tegemistega, ära tüüta mind. Koer seisab seal, ära aja tühja juttu. ta tuleb mulle peale. Kui ma tahan sulle midagi teha, ei ole mul koera vaja. Aga koer tuleb mulle peale. Ma hoian koera kinni, et sa ei kardaks. Kas sa oled rumal? Ma hoian koera kinni, kas sa ei näe? Hoia oma loom kontrolli all. Vaata, sina norid tüli, jah? Tule siis noritüli. Tule siis, noritüli. Oota seal natuke. Sina oota. Sina oota seal, ma vaatan. Lase koer lahti ja tule. Olgu, oota seal. Lase koer lahti ja tule. Olgu, oota, vaatame, mida sa teed, olen uudishimulik. Oota nüüd sina. See norib tüli, noh. Mine edasi, poeg. Mine edasi, truk. Ma tulin. Mis sul viga on? Ma ütlen, et su koer ründas mind. Kuule, miks sa valetad? Miks ma pead siin valetama? Kuule, ma ei lase seda koera isegi välja. Kuidas sa saad nii valetada? Miks sina valetad? Kas ma nüüd täiskasvanud mehena räägin valet või? Kuule, sa valetad, vaata, siin on kaamera, ma võin kohe salvestuse sulle näidata. Kui sa valetad, mida ma sinuga peale hakkan? Oota. Ei, räägi sina, mida ma sinuga peale hakkan, kui sa valetad. Oota. Kui ta valetab, mida ma sinuga peale hakkan? Oota. Mida oodata? Mina nüüd panen. Kuramus, oota, Kuramus! Kuramus! Võta see ja istu autosse. Võta see mikrofon. Võta nüüd ja vaata, mida ma teen. Kas teil on autos? Kuule, ma tean nüüd täpselt, mida ma talle teen. Kuhu ta põgenes? Tundub, et ta põgenes, vaata ise. Kes see on, Millal meile koera lahti lasime, poiss? Ta tuleb siit läbi, oota sa. Sõbrad! See valetab, saad aru? Seda otsitakse, tal on mingi probleem või mure. Ta otsib mingit ettekäänet. Ta viib mehe hätta. Kuule, ma ei lastu teile seda koera lahti, vaata, siin on kaamera olemas.
vaata, ma mõtlesin, et avan kaamera salvestise ja vaatan selle üle. Ja kohe pärast seda jooksis ta minema. Kui sa juba tahad kõva meest mängida, siis seisa oma tegude eest nagu mees. Said aru või? Tal oli midagi minu oma käes, käevõru või midagi, oota, las ma vaatan. Võib-olla on seal mingi number või midagi. Kus see kirjas on? Kuhu see lendas? Vaatame seda. Vaata seda meest. Ausalt, nad ajavad mehe niisama jamasse. Ma vannun teile, sõbrad. Ma pidin end vaos hoidma, et ma midagi ei teeks. Selline jama tõmbab meid enda poole, noh vend. Vannun jama tõmbab meid ligi. Mida rohkem me eemale hoiame, seda rohkem jama meid ligi tõmbab, saad aru. Ma igatahes, ma ootan siin, vaatame. Küll ta mulle niikuinii ette satub. Tema numbrimärgi saime ka kaamerast kätte. Kaamera salvestas niikuinii. Saame teada, mis värk on ja mis tal mureks on. Kui me ta üles leiame. Pärast seda annan talle, mis ta väärib, ärge muretsege. Las ma nüüd natuke puhkan, viin selle koera sisse, Reina panime autosse. Jumal küll. Ta parveta, kui auto liigub aeglaselt. Kui auto natuke kiiremini läheks, siis ma tean küll, mida ma temaga teeksin. Sõbrad, ma olen umbes 45 minutit oodanud, kedagi pole tulnud ega läinud. Ausalt öeldes, see olukord ajas mind tõesti närvi. Kui seal jumal hoid, kui meil silme eest mustaks läheb ja me midagi valesti teeme, siis ongi endale suur jama kaelas. Ma tõesti ei saa aru, mis nende inimeste viha või probleem on. Kust nad selle julguse ja enesekindluse võtavad? Ausalt öeldes ma tõesti ei saa sellest aru. Sellist asja pole tegelikult olemas. Ma ei viinud Reinat eile välja ega jalutanud teda seal. See on täiesti tahtlikult tehtud, saad aru. See on tehtud kiusu pärast. Kui sa juba teed, siis seisa seal nagu mees ja tee oma asi ära, saad aru. See rikkus kogu mu tuju ära. Mis seal toimub, ah? Pšt, printsess. Ära kakle, tüdruk. Ta rikkus kogu mu tuju ära. Nüüd pean ootama ja vaatama, kas keegi tuleb või mitte. Kui ma ta leian, siis ma tean, millise video ma teile teen, et see oleks teistele hoiatuseks, sõbrad. No jah. Olge tublid ja hoidke end. Ma ei tahtnud, et tänane päev selline oleks, aga kahjuks on see inimloomus. Kunagi ei tea, kust miski tuleb, sõbrad. Armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest. Olge terved. Nägemist. Olge terved, mu sõbrad.